armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse aluseks loen tänase päeva evangeeliumist, seesama, mida te kuulsite, Matteuse 21. peatükist. Aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud. Ütelge Sioni tütrele, ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes ema eesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakand ja loomavarss. Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud. Tõid ema eesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna. Tohutu rahvahulk aga laotas oma rõivad tee peale, teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale. Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid, Hoosanna Taaveti pojale, õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel, Hoosanna kõrgustes. Aamen. See rahvas oli aastasadu oodanud Messiat ja Jumala kuningriiki. Siis pidid pimedad saama nägijaiks, jalutud hakkama kõndima ja üldse oleks kogu maal jumalakartus ja aus elu valitsema pääsenud. Aga kõigepealt oleks kadunud roomlaste ülemvõim. Me kõik oleme inimesed ja kipume aeg-ajalt unistama ideaalsest riigist, kus kõigil oleks hea elada. Paraku juhtub inimestel olema erinevaid ootusi, erinevaid arusaamu sellest, mis siis on hea ja õiglane. Mis siis on hea ja õiglane? Odav õlu ja ainult omasugused inimesed ümberringi. Ma mõtlen mõnikord, kas mulle oleks selles riigis kohta. Mul on nimelt see viga küljes, et ma ei joo õlut. Tunnistan häbiga. Tänase kirjakoha me vaatame Jeesuse sündimise suhtes päris kaugele ette. Mitte küll päris lõppu, vaid sellesse hetke, kus suur osa inimestest sai juba aru, mis toimub ja rõõmustas oma ootuste täitumise üle. Nagu me tänasel päeval juba teame, pidid nad pettuma, sest Taaveti poeg ei toonud rahvale vabadust ja omariiklust. Aga sellel hetkel siin oli veel kõik hästi. Taaveti poeg tuli Jeruusalemma, tasane kuningas, tasase looma seljas, nagu prohvet oli rääkinud. Ja huvitav oleks teada, mida inimesed endale ette kujutasid, mis siis oleks pidanud nüüd juhtuma. Kas nad kujutasid ette, et tasane kuningas tasase looma seljas korraldab midagi niisugust nagu, ma loodan, et te olete näinud ehk siis viitsinud lõpuni vaadata kuninga tagasituleku. Ma pean silmas seda stseeni, või mis juhtub lahinguväljal sel hetkel, kui kuri sõrmus otsa saab. Vaenlane pudeneb põrmuks. Vana testamendi ajal olid juudid korduvalt tunnistajaks sellele, kuidas Jumal otseselt asjade käiku sekkus. Tavaliselt sai selle tagajärjel keegi surma. No näiteks siis, kui maa lõhenes, taevast tuli tuld alla, veevood uputasid Egiptuse sõjaväe. Selles mõttes ei olnud Hoosanna lauljate võimalikud üleloomulikud kujutlused üldse midagi veidrat. Kui Jumal oleks tahtnud, oleks see nii ka sündinud. Kindlasti oli ka neid, kes kujutasid ette, kuidas Jeesus algatab rahva ülestõusu ja pühib seeläbi okupandid merre. Ka sellel kujutlusel oli Vanas testamendis alus. Enne muiste oli olnud hiilgavaid väepealikuid, Jeesuse esiisa Taavet, kahtlemata nende hulgas.
oli olnud hiilgavaid võite. Ka need tulid muidugi Jumala abiga. Aga see näitab, et Jumal ei ole ära põlanud ühtegi võimalust oma rahvast aidata. Ta on ise asju korda ajanud, aga rohkem laseb ta inimestel endil teha. Enamasti on ta kusagil vaikselt abiks. Tõe huvides tuleb muidugi tunnistada, et ta on oma püha vaimu ka ära võtnud. Kuningas Sauli agoonia näiteks kestis päris pikalt peale seda, kui Jumal ta maha jättis. Niisiis, rahvas on võimas jõud. Rahva ootused ja ettekujutused liigutavad teinekord mägesid paigalt, sest kõik rahvajuhid, poliitikud püüavad sellega arvestada. Aga kõige õigemalt hindas olukorda hoopis vanake Siimeon. Luuka evangeelium ütleb, et püha vaim oli tema peal. Järelikult ei öelnud ta seda, mida ta Maarjale ütles, siiski mitte omast tarkusest. Vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse. Ja sinu endagi hinge läbistab mõõk, et tuleksid ilmsiks paljude südamete mõtted. Kes oskaks mõelda, et kui meile tuleb päästja, lunastaja, rahukuningas sellesse maisesse maailma, valgus paganaile ja kirkus Iisraelile, siis see mõõk, mis uut korda loob, ei ole füüsiline, vaid käib läbi meie südametest, meie hingedest. Sest ega Maarja ei olnud ainus, kelle hingest mõõk läbi käis. Käis läbi paljudest, kes päästjat ootasid, ka jüngrite omadest. Ja tegelikult käib kuni tänase päevani. Kui meie südamed on vormitud Jumala tahte järgi, siis kanname ka meie võõraid muresid ja valu. Ja meie jaoks ei ole võõraid muresid ja valu, sest need on saanud osaks meie enda murest ja valust. Ja see on meie igaühe isiklik, mitte rahva hulga oma. Sinu hing on see, millest saab alguse mõte, otsus ja tegu. On kindlaks tehtud, et rahva hulk käitub küll teisiti, hullemini, kui käituks iga üksik inimene. Aga ometi oleme me ka rahva hulgas igaüks omaette inimesed. Ja mitte rahva hulga käest ei küsi issand ükskord, mida sa oled uskunud või mida sa oled teinud, vaid ikka igaühe käest eraldi. Ja see on see koht, kus sa pead vastust andma. Jah, ma karjusin koos teistega Hoosanna Taaveti pojale. Aga kui ta pärast ei vastanud minu ootustele, siis elu nõuab oma osa. Võib-olla olekski praegu, ootamisaja alguses, õige aeg üle vaadata, mida me siis õigupoolest ootame või loodame. Maailmal on komme öelda, et usk on nõrkadele. See ei ole päris nii. Kui me räägime inimeste ootustest ja lootustest ja ettekujutustest, siis lubage mulle üks võib-olla veidi maalähedane näide. Koerakutsikas on nunnu, aga kui ta suureks kasvab, siis ta võtab ruumi, sööb palju, ajab karvu, teeb käpajälgi. Ja kui ta meid ära tüütab, siis me ei mõtle teinekord sellele, et äkki tema valvsus võib-olla päästab meid ükskord millestki. Ja nii kummaline, kui see ka võib-olla ei tundu, aga nõnda samuti on lood Jeesusega. Sündis pisikeseks armsaks lapseks, aga kasvas tülitekitajaks. Piiblis on seal nii ühte kui teist. Jalutas vanemate juurest minema, nii et need pidid otsima. Laamendas templis, rääkis õpetuslikult harjumatut juttu, nii et teda koguni Jumala teotajaks peeti. Ja tülitekitaja on ta õigupoolest siiamaani ka meie jaoks. Kui palju rahulikum oleks elada ilma temata, kes ta meile pidevalt ligimese armastust ja muud seesugust meelde tuletab. Või kui päris ilma Jeesuseta ei saa, siis oleks ju ilus.
mõtiskella kogu aasta harduses tema sünni üle ja mitte mõelda edasi, mis toimus Golgatal. Miks toimus? Miks ta üldse siia tuli? Ja mida tema meilt ootab? Nüüd on just õige aeg sellele mõelda. Aamen.